Hei, Heidi siin ja täna me räägime siis suhetest ja kuidas sinu alateadvus lõi siis selle suhte. Nii et me võime ükskõik mis suhtest rääkida, ükskõik kas töökaaslasega, aga sa võid mõelda oma suhet oma vanemaga, oma lapsega, oma armastatuna, oma abikaasaga, partneriga, kelle iganes sa tahad ja ma räägin siis, kuidas sinu alateadvus on selle suhte siis praeguseks loonud. Hei, mina olen Heidi Plumberg ja ma aitan sul kaevuda sinu alateadvuse saladustesse. Kutsun sind ka tasuta alateadvuse väljakutsele www.heidiplumberg.ee on võimalus sul seda tasuta kogeda. Ja samamoodi on mul siis stardipunkti kogukond stardipunkt.ee, kui sa tahad nendesse sügavustesse rohkem kaevuda. Aga räägime siis täna suhetest. Suhetega on selline huvitav lugu, on ju, et me tihti leiame ennast mingites suhetes, kus me siis oleme nii-öelda sellises kohas, kus seesama asi kordub, on ju. Näiteks ma kuulsin ühel esinemisel, kus siis üks külaline küsis esinejalt, et miks ma ikka ja jälle jõuan nende alkohoolikute juurde, miks jälle see järgmine normaalne mees osutub alkohoolikuks, on ju. Nii et erinev inimene, aga sama valu, sama probleem. Ja see ei ole ebaõnn, see ei ole mingi saatuse näpp, on ju, mis sind sellesse hoiab. See on muster, mille sinu alateadvus valis välja juba ammu. Ja nüüd, mida ta siis sinu eest nii-öelda otsib, et see on nagu keps, et mis ta sisse paneb, on ju, et sa oled siin ja ma tahan sellist suhet, ta otsib sulle kepsiga välja siis samasuguse energiaga inimese. Nii et selles episoodis ma räägin sulle, miks me valime alateadlikult partnereid, kes kinnitavad meie vanimat uskumust endast ja mõiste tuttav ei ole sama, mis hea, miks tuttav valu tundub turvalisem kui tundmatu õnn. Ja ma räägin ka siis näite, kuidas lapsepõlve suhtemuster kordub täiskasvanuna, ilma et sa seda märkaksid. Ja alustame siis sellest, et miks me siis, kuidas see siis alateadvus siis ikkagi lõi selle suhte, ongi see, et see alateadvus tahab kogeda neid samu emotsioone ja tundeid, mida sa tundsid lapsena. Ütleme nii, et kui sinu lapsepõlves oli selline pigem nagu selline üksilduse tunne, sa olid selline lonely child, on ju, siis ta otsib sulle partneri, kellega sa saad kogeda palju sellist üksindust, on ju. Kui sul oli kodus nagu selline asi, et sa pidid kogu aeg munakoortel kõndima, on ju, et lapsevanem ei ärrituks su peale või sa midagi valesti ei teeks, siis suure tõenäosusega on su elus partner, kellega sa pead samamoodi munakoortel kõndima, on ju. Nii et see on see, et ta tahab neid samu emotsioone, et meil on nagu aju treenitud, meil on seesama keemiakokteil, mis meil jookseb kogu aeg ja ilma, et sa seda muudaksid, seda kokteili, siis sa hakkad ikkagi tood sellesama inimese oma ellu samasuguse kokteili baasil, mida sa siis otsisid. Nii et siin on nagu oluline otsus siis, väga palju otsus seda kokteili hakata muutma, on ju, nagu sa aru saad, on ju. Ja alateadvus toob siis tõesti välja selle, et meil see tuttav ei pruugi alati olla hea, sellepärast et nagu ma ütlesin, see kokteil, mis sa lapsepõlves said, on ju, ta ei pruugi olla praegusel hetkel sulle õige, on ju. Et kui sa nagu lapsena olid palju see lonely child, siis sa võib-olla ka nagu praegu otsid seda palju seda üksindust ja pigem ei taha laste kisades olla ja pigem teed otsuseid, mis ei toeta pereelu, on ju. Siis või vastupidi, sa olid just selline väga selline kogu aeg selline nii-öelda kiindumismuster oli sul, mis oli selline, ei lubanud nagu, tahtsid hästi palju lähedust, on ju, olid selline, siis on sul väga raske anda teisele inimesele suhtes lähedust, on ju, mis omakorda jälle võib-olla ei ole nagu kõige tervem suhtes, on ju. Nii et leida seda, mis täpselt seal on selle suhtega, on ju, mis on need suhteõppetunnid, millega mõlemad pooled tulevad kaasa ja oma pagasiga, on ju ja oma nagu normidega ja oma kindlate uskumustega, on ju, mis kultuurist tullakse ja mis kombed on ju, mis usk on peres, on ju, traditsioonid, et need on ju kõik erinevad, on ju. Et sellest lähtuvalt ongi see, et me tulemegi, otsimegi kedagi sarnast, kes sobib meie nii-öelda lapsepõlve sinna piparkooki vormi, on ju. Ja tihti see inimene ei ole meile kõige parem või ta isegi ei pruugi nagu ühtida meie ootustega näiteks vastassugupoolele, on ju.
ja, ja sama on ka sõprussuhetega, et ka sõprussuhetega me proovime leida inimesi, kes on sarnased meiega, neil on samad väärtused, on ju. Me kõige paremini saame läbi sõpradega, kes on meie moodi, on ju. Et ma eile ka jalutasin siin pargis ja minu ees käisid kaks teismelist tüdrukut, täpselt samasugused teksapüksid jalas, samasugused särgid, isegi patsid olid samasugused, on ju. Ja noh, me tahame olla inimestega koos, kes peegeldavad meie ennast tagasi meile tihti, on ju. Või siis seda versiooni, kes me tahaksime olla, on ju. Nii et see on päris huvitav teema, kas pole? Ja su alateadvus ei otsi õnne, ta otsib tõestust, on ju. Ta soovib tõestust selleks, et ma saan, ma tahan seesama kogeda, mida ma olen kogenud, on ju. Nii et hästi oluline on siis see muster katkestada enne järgmist suhet, mitte selle sees, on ju. Nii et mina mõtlen mitte selle sees, see on sees, alati on sees ka võimalik suhet nii-öelda hakata parandama, see lihtsalt on nagu valulik, on ju. See on valulik, see vajab erinevaid energiatöö tööriistu, et partneriga töötada. Meie oleme Levisega seda teinud, sest me mõlemad oleme tegelikult lahutatud perekondadest. Minu vanemad lahutasid, kui ma olin 3-aastane, Levise vanemad, kui ta oli 12-aastane. Ja meil oli nagu lihtsalt väga suur soov need asjad korda teha, on ju, kui meie enda lapsed hakkasid sündima. Et meil oli nagu tõeline soov teha oma suhe korda, on ju. Ja sellepärast me otsisime hästi palju abi, Levis oli hästi avatud kõigele sellele energiatööle, on ju. Nii et tegelikult me ei alustanud oma energiatööd mitte mingite suhteteemadest, on ju, vaid tegelikult me hakkasime tegelema rahateemadega. Nii et kas pole mitte huvitav, et rahaenergia muutmine, rahaenergiaga töö tegelikult hakkas meie suhet nagu toetama, on ju. Nii et see võib olla ükskõik, millest sa pihta hakkad, oma alateadvusega tööst, see võib omada mingit tulemust mingis teises valdkonnas, on ju, et üks teema võib mõjutada mingit teist valdkonda sinu elus, on ju, nii et eluratas, ükskõik mida sa sealt hakkad pihta, see võib kuidagi mõjutada sinu mingit teist valdkonda. Nii et ma ju kutsun sind siis jälle, kui sind tõesti see huvitab, on ju, siis tule www.heidiblumberg.ee/muuda alates väljakutsele ja tule avasta oma teemasid, ole julge, küsi palju, osale otse laividel, proovi hästi palju kaasa teha, saad ennast oluliselt paremasse kohta.